Täna kavatsen uurida lemmikloomapoodide prügikaste, et näha, kas ma leian sealt elusaid loomi. Sest viimasel ajal olen näinud palju viraalseid videoid, kus inimesed leiavad prügikastidest elusaid loomi, sealhulgas hamstreid, kalu ja isegi linde. Ja ma tahan seda ise proovida, et näha, kas lemmikloomapoed tõesti viskavad loomi ära. Ja kui nad seda teevad, tahan teada, kui palju ma suudaksin päästa. Alustasin oma otsinguid ühe kalapoe taga olevates prügikastides, aga selles videos uurime ka roomajate poodide ja isegi Aasia toidupoodide prügikaste, kus müüakse elusaid loomi. Ja te ei usu iial, mida me leidsime. Aga juriidilistel põhjustel ma ei nimeta ühtegi poodi, kuhu me läheme ja ma ei süüdista kedagi elusate loomade äraviskamises. Nüüd, kui see on selgeks tehtud, uurime esimest prügikasti ja vaatame, mida me leiame. See on nii rõve, kutid. Siin sees haiseb kohutavalt. Mu jalg on praegu sõna otseses mõttes märg. See on nii vastik. Kohe alguses märkasin hunnikut akvaariumitarvikuid, vana kalatoitu ja palju kaste. Ja pärast enamiku läbiotsimist leidsin ühe, mille peal oli kirjas elusad kalad sees. Ma olen märvis, kutid. Kui selles prügikastis üldse kalu on, siis on nad selles kastis. Avame selle ja vaatame järgi. Oh, vaadake seda! Siin on nii palju kotte! Kuulge, kui kalapoed tellivad kalu, siis just sellistes kottides nad tulevadki, aga need kõik tunduvad üsna tühjad. Ei või olla. Holli, vaata seda! Sa teed nalja! Me leidsime just prügikastist kala. Kas sa näed seda? See ei võtnud üldse kaua aega. Ma ei suuda seda uskuda. Nüüd oleme tõestanud, et see pood viskab tõesti elusaid kalu ära, aga see oli alles algus, sest selles videos leiame lõpuks nii palju teisi loomi, sealhulgas kilpkonni, konni, hullumeelseid mereloomi, maod ja isegi surmavaid putukaid. Sa kindlasti tahad kogu video lõpuni vaadata, aga praegu uurime edasi. Ei või olla, selles kastis on teine veel. Oi, ta on päris äkiline. Mis toimub, väike sõber? Oota, kas sa näed seda? Ma arvan, et sellel kalal pole silmi. See on hullumeelne. Võib-olla sellepärast see pood ära viskaski. Kui te mõtlete, miks poed üldse nii teevad, siis vahel, kui kalad on haiged, moondunud või need tuuakse tagasi, visatakse nad lihtsalt ära, mis on uskumatult kurb. Aga sellel kalal vedas. Me jõudsime temani just õigel ajal. Ma jätkasin prügikastis otsimist ja leidsin veel igasuguseid akvaariumitarvikuid, aga siis leidsin veel ühe kala. Siin on üks kalakott. Kas ta on elus? Ma arvan, et on. Ta liigub. See on hullumeelne. See kott lihtsalt vedeles seal põrandal. Mul pole aimugi, mis kala see on. Võtame ta kotist välja. See kala näeb hullumeelne välja. Oh issand! Ma arvan tegelikult, et seda nimetatakse draakonmudilaks ja nad näevad tõesti välja nagu tulnukad. Me oleme neid varangi püüdnud, aga mitte kunagi prügikastist. See on uskumatu. Oi ei, mul on siin veel üks kast ja see on raske. See võib olla kalu täis. Oh issand, asjad läksid just tõsiseks. Selles kastis on nii palju kalu. Me peame kiiresti tegutsema, kutid. Ma ei tea, kui kaua need kalad siin on olnud, aga me peame need välja saama. Hakkame pihta. Alustame sellest suurest. See tundub olevat suur paissu, kutid. Need kalad on sõna otseses mõttes nagu päris elus dinosaurused, aga see tüüp ujub praegu kuidagi külili. Ta ei näe just kõige parem välja, nii et me peame ta sellest kotist välja saama. Ma leidsin selle võrgu tegelikult prügikastist, nii et me kasutame seda ja paneme ta sinna sisse. Tule siia, sõber. Oh, seal ta on. Vau, vaadake, kui ilus see kala on, kutid. Lähed sinna koos kõigi oma prügikasti sõpradega. Oh, Helen, selles kotis on palju kalu. Vaata seda. Ma arvan, et need on kas platid või mollid, aga neid on siin kotis tohutult palju. Ja kas sa näed kõike seda, mis vees hõljub? See on kaka. Nii et need tüübid on kindlasti siin juba mõnda aega olnud. Vaatame, et saaksime ta siit välja ja puhtasse vette. Aga peame edasi minema, sest selles kastis on veel kotte. Ei ole võimalik. Vaata seda. Siin on meil väike aksolotl. Oi, ta ei liigu. Kas sa oled elus, sõber? Oh, nüüd ta liigub. Ta on elus. Tänu jumalale. Ma muretsesin korraks, aga ta liigub ikka veel. Ma ei saa aru, kuidas keegi saab elusa looma ära visata, rääkimata aksolotlist. Vaata, kui armas ta on. Ta on alles väike beebi. Ära muretse, sõber, me päästsime su. Nii, nüüd ta läheb. Ja nüüd, sõbrad, on meil karbis jäänud veel ainult üks kott. Lähme vaatame, mis seal sees on. Ma arvan, et ma tean, mis see on, sõbrad. See näeb välja nagu väike Hiina kõrguimhai. Neid kutsutakse haideks, sest neil on kehal see suur seljauim. Ja tundub, et ta liigub, mis on väga hea märk. Kõik kalad, mis me sellest kastist leidsime, olid elus. Siiski võib prügikastis veel midagi olla, nii et me peame jätkama. Ma ronisin uuesti prügikasti ja kohe leidsin veel ühe kasti täis kalu. Te teete nalja, siin on veel kalu. Vaadake seda, sõbrad. Selle koti vesi on täiesti sinine. See tähendab ilmselt, et need kalad on haiged, kuid tundub, et nad on siiski elus, nii et me proovime neid päästa.
Need näevad välja nagu köiekalad, nad on natuke nagu angerjad, aga see on väga lahe. Vaatame, mis siin veel on. Oh, see on suur kala. Ma arvan, et see on Rafaeli säägasõbrad. Ja see on üks suurimaid, mida ma kunagi näinud olen, aga tundub, et tema uimed on natuke kahjustatud. See võibki olla põhjus, miks ta ära visati, aga ta on siiski elus. See on hea märk. Siin on veel üks kott. Vaatame, mis see on. Oh issand, vaadake. Siin on hunnik albino oskareid. Ma armastan oskareid, sõbrad. Nad on ühed mul lemmikkaladest. Ja tundub, et siin on 3 tükki. Nad on kõik veel elus. Me paneme kõik need kalad ämbrisse. Ma ei suuda seda uskuda. Selles prügikastis oli sõna otseses mõttes nii palju kalu. Ei ole võimalik. Ma leidsin siit telefoni ja sellel on Fishing Clash peal. Ma tegin ainult nalja. See on tegelikult minu telefon, aga Fishing Clash on tänase video sponsor. Selle mänguga saad reisida üle kogu maailma ja püüda kala kõige ägedamates kohtades otse oma telefonist. Ma olen seda mängu juba kaua mänginud ja hiljuti lisati mängu ka paadid, mis võimaldavad sul avastada veelgi rohkem kalapüügikohti. Ja lisaks on olemas täiesti uus PvP režiim nimega Arena, kus sina ja su klannikaaslased saate koos võistelda, et tõusta edetabelites. Ja kui juba klannidest rääkida, siis lae mäng kiiresti alla, et saaksid liituda minu klanniga, PFP Nationiga ja mängida koos minuga. Hakkame pihta. Teeme viske. Oi, me väldime seal alligaatorit. Oi, meil on kala. Issand, meil on pirahia. See on nii lahe. Kui te olete nagu mina ega suuda päevagi ilma kalapüügita olla, siis liituge minuga ja üle 50 miljoni inimesega ning laadige Fishing Clash juba täna alla. Võite kasutada minu linki kirjelduses või skännida ekraanil olevat QR-koodi ning kindlasti kasutage minu koodi Bass Fishing Productions, et saada endale 20 väärtuses auhinna ja ainulaadne avatar tasuta. Aitäh Fishing Clash, et toetasite tänast videot. Nüüd jätkame prügikasti uurimist. Mis see on? Oh, seal on rott sees! Issand, kas sa nägid seda? Tead mis? See seletab, miks ma siin varem väljaheiteid leidsin. Väga tore. See teeb asja palju hirmutavamaks. Kuid see ei takista meid neid kalu päästmast. Nüüd peame lihtsalt palju ettevaatlikumad olema. Kui ma aina sügavamale prügikasti läksin, leidsin veel ühe kalutäis kasti, aga selles oli neid palju rohkem. Vaadake seda, kutid! Selles kastis on nii palju kalakotte ja kõik nad on veel elus. Alustame sellest kotist siin. See näeb välja nagu mingi karr, aga mul pole aimugi. Mis iganes see ka poleks, ta on väga kõhn ja ei näe hea välja. Aga ärge muretsege, me anname kõigile neile kaladele hiljem selles videos ravimeid. Loodetavasti ta jääb ellu. Oi, mis need veel on? Ma arvan, et need on höökkalad, kutid. See on nii lahe. Nagu näha, need kalad tõesti helendavad. Meil on oranžid, rohelised, roosad. Nad on nii värvilised. Vaadake seda, kutid. Oota nüüd. Sellel kalal pole silma. See võib olla põhjus, miks nad ta ära viskasid. Need kutid on väga kõhnad ja ühel puudub tõesti silm, aga nad on ikka veel elus. Paneme ta nüüd ämbrisse. Oi, järgmises kotis on midagi suurt. Vaadake seda, kutid. Oota nüüd. Ma arvan, et ma tean, mis see on. See siin on kulperi säga. See on ilmselt kõige ägedam kala, mille me seni leidnud oleme ja nad on üsna haruldased. Need kalad on kuulsad selle poolest, et nad suudavad süüa midagi, mis on üle 2 korra pikem kui nende enda keha. See tüüp on tõeline koletis ja mul on tõesti hea meel, et me ta prügikastist välja saime. Kuna ta on aga väga agressiivne, paneme ta eraldi ämbrisse. Oi, vaadake seda! Vaadake, siin on mõned väikesed punase sabaga sägapojad. Kui te ei teadnud, siis need on tõesti minu lemmikkalad, aga ma pole neid kunagi nii väikestena näinud. Nad on nii armsad. Siiani oleme sellest kastist nii palju kalu päästnud, aga nüüd on jäänud ainult 2 kotti. Vaatame, mis meil siin veel on. Vau, vaadake seda! See on hiiglaslik jõevähk. Ma ei usu, et olen kunagi nii suurt näinud. Ta on tõesti tohutu. Aga nagu näha, ta eriti ei liigu. Ta ei näe just kuigi hea välja. Paneme ta puhtasse vette ja loodame, et see aitab. Aga nüüd tundub, et meil on ainult 1 kott veel jäänud ja mul pole aimugi, mis seal sees on. Vaadake, kui väikesed need kalad on ja nad on läbipaistvad. Ma peaaegu ei märganudki neid alguses, aga kui nüüd lähemalt vaatan, siis ma arvan, et need on klaassägad. Ja kui ma võtan selle taskulambi siit ja paistan sellega nende taha, siis nad hakkavad sõna otseses mõttes vikerkaare värvides helendama. See on uskumatu, teate. Need kalad on nii lahedad ja ma olen lihtsalt väga õnnelik, et me nad päästsime. Praeguseks oleme me prügikastist leidnud nii palju kalu ja kui me edasi otsisime, leidsin ma veelgi rohkem, aga kahjuks polnud need enam elus. Selles kastis on veel palju rohkem kalu, teate, aga tundub, et nad on kõik surnud. Me jäime nende jaoks lihtsalt natuke hiljaks. Peate meeles pidama, et see prügikast oli alles esimene paljudest. Nii et ma otsustasin liikuda edasi teise prügikasti juurde, mis asus ühe kalapoe taga, et näha, kas nad viskavad ka elusaid kalu ära. Täpselt nagu esimene prügikast oli ka see ääreni täis akvaariumi kaupu. Ja ma ei hakka valetama, ma võtsin sealt peaaegu kõik kaasa. Aga siis sattusin ma jälle ühe salapärase kasti peale, millel oli kirjas, et sees on elusad kalad.
see kast on tõesti raske, teate, ja ma kuulen, et seal sees on vett. See võib tähendada, et seal on kalad sees. Avame selle ära. Issand, Helen, vaata seda. Me leidsime tõelise varanduse. Seal on nii palju kalu sees. Nüüd on üks asi, mida ma pole teile veel öelnud. See pood on spetsialiseerunud haruldastele kaladele, nii et kes teab, mida me nendest kottidest leiame? Ei ole võimalik. Helen, see on albino arowana, see on su lemmikkala. Need on tegelikult üsna kallid, nii et ma ei tea, miks nad ta ära viskasid. Võib-olla ta on haige, ma ei tea. Tule siia, sõber, me päästame su. Vau, vaata, kui pisike ta on. See on kõige väiksem albino arowana, mida ma kunagi näinud olen. Ma panin ta ämbrisse ja jätkasin ja kalad läksid aina pöörasemaks. See on suur kala, teate. Oodake nüüd. Kas see on tuur? Ei ole võimalik. Me leidsime just prügikastist tuura, päriselt ka. Ja tundub, et ta on ka albino. Ma pole seda kunagi varem näinud, aga ta ei näe üldse hea välja, teate. Vaadake, kui kõhn ta on. Issand, mul on nii kahju, sõber. Ta ei näe just kõige parem välja, aga ta on siiski elus. See on parem kui mitte midagi. See on siiani kõige ägedam kala, mille me leidnud oleme, aga kastis on veel kalu, nii et lähme edasi. Vaadake seda. Ma arvan, et meil on siin veel üks jõevähk, aga see on eriti värviline. Ma pole kunagi sellist näinud. Ta on nagu punane, sinine ja oranž korraga. Paistab, et isegi jõevähid siin on haruldased. See on nii lahe. Vaadake, kui ilus ta on. Kui te teate, mis tüüpi jõevähk see on, siis kirjutage kommentaaridesse alla. Meil on siin veel üks suur kala. See näeb välja nagu mingi kerakala. Ta on nii armas. Issand. Ma arvan, et seda nimetatakse Fayaka ogakalaks. Ja need tüübid on tegelikult üsna agressiivsed, nii et me peame ta panema omaette ämbrisse. Ma mõtlen, vaadake, kui teravad ta hambad on. Kui ta hammustaks mõnda teist kala, ei oleks see hea. Siiani oleme sellest kastist juba nii palju haruldasi kalu leidnud, aga see, mis me järgmisena leidsime, oli kaugelt kõige haruldasem. Ei ole võimalik. Kas see on see, mida ma arvan? Kuulge, meil on siin väike beebi fantoompunasaba. Kui te mäletate, siis me leidsime varem videos beebi punasabasid, aga see on fantoompunasaba ja need on palju haruldasemad ja palju kallimad. Ta on küll väga kõhn, mis paneb mind arvama, et ta on haige. Tavaliselt, kui poed viskavad terve saadetise ära, tähendab see, et kõik kalad on haiged, aga nad on siiski veel elus. Nii et me proovime anda endast parima, et neid päästa. See ongi kõik kalad sellest kastist. Läheme tagasi prügikasti juurde ja vaatame, kas leiame veel midagi. Vaadake seda, kutid. Siin on üks kott kaladega. Ja seal sees on hunnik beebi arowaanasid. Ja nad on ikka veel elus, kutid. See on tõeline ime. See kott lihtsalt vedeles seal põrandal. Ja sees on 3 beebi arowaanat. Vaadake, kui räpane see kõik on, kutid. Prügi on igal pool. Ma mõtlen, mida ma siis ootasin. See on prügikast. Aga ma arvan, et näen siin veel üht kotti. Mis see on? See näeb välja nagu väike tiiger labidaga sääga. Ja ta läheb täiesti hulluks. Vaata seda. Tema kotis on aga nii palju sitta. See on nii rõve. Ta on ilmselt siin juba mõnda aega olnud. Nii et võtame ta kotist välja ja kõik need väikesed beebi arowaanad ka kotist välja ning paneme nad ämbrisse. Ma ronisin tagasi prügikasti ja pärast veel paljude kastide läbiotsimist juhtus see. See kast on tõesti raske, kutid. Ja ma kuulen selle sees vett. Siin võib olla palju kalu. Issand jumal, vaadake seda, kutid. Siin on nii palju kalu ja kõik nad näevad väga suured välja. Me peame kiiresti tegutsema. Neil saab aeg otsa. Nendel kaladel saab hapnik otsa. Mis pagan see on? Issand jumal, kas te näete seda? Siin on väikesed beebilestad. Kas nad on elus? Ma ei näe, et ta liiguks. Nüüd nad liiguvad. Nad on elus. Vaadake neid kalukutid. Nad näevad sõna otseses mõttes välja nagu tullukad. Vaadake nende silmi seal otse pea peal ja nende väikest suud. See näeb nii veider välja. Ma ei oodanud, et täna öösel prügikastis selliseid leian, aga leidsime. Nii et paneme ta ämbrisse ja jätkame. Siin on veel üks suur kala. Oota korraks. Ma arvan, et see on väike beebi vundu. Ei ole võimalik. Need on ühed maailma suurimad sägaliigid ja nad on 1/7 inimese sööjast. Nad kasvavad tõesti nii suureks, et võivad inimesi süüa. See on täiesti hullumeelne. Aga praegu on ta lihtsalt väike beebi. Issand, ta on nii armas. Oota korraks, kas see on albino? Oodake, poisid, asjad läksid just veelgi pöörasemaks. Ma arvan, et see on veel üks säga, aga see on albino. See on nii lahe, aga sellel tüübil ei paista hästi minevat. Ei, tundub, et tal hakkab hapnik otsa saama, poisid. Kott on täiesti tühjaks vajunud ja tundub, et tal pole enam palju elu sees. Me peame kiiresti tegutsema ja ta siit välja saama. Vaene loomake. Vaadake seda, poisid. Tundub, et tal on siin ammoniaagipõletused.
see on ilmselt sellest, et ta oli nii kaua selles kotis, aga õnneks saime ta välja ja paneme ta puhtasse vette ning loodetavasti see aitab. Ja just siis, kui ma arvasin, et asi ei saa enam pöörasemaks minna, läkski. Tundub, et siin on veel 2 kotti ja ma juba tean, mis need on. See siin on suur kuntšisääga. See on veel üks inimese sööja. Need tüübid kasvavad lausa 4 meetri pikkuseks ja neil on hambaread nagu haidel. See on ikka hull leid. Aga siin on veel üks fantoom punasabasäga ja see on palju suurem. Vaadake, kui hull see on. Need on 2 tõeliselt ägedat sägakotid. Ma ei suuda seda uskuda. Selles prügikastis oli nii palju haruldasi kalu ja hea uudis on see, et nad kõik olid veel elus. Ja nüüd liigume järgmise juurde, kuid see siin on natuke teistsugune. Ja seda sellepärast, et need prügikastid asuvad kalapoe taga, mis müüb soolase vee kalu. Nagu te teate, keskendume siin kanalil peamiselt mageveekaladele, aga see ei tähenda, et soolase vee kalad ei vajaks samuti päästmist. Hakkasin siis esimest prügikasti uurima, aga ei leidnud midagi, kuid kui avasin teise, märkasin kohe karpi, mis oli kalu täis. Vaadake seda, sõbrad, sellel kastil on kala kleebis peal, nii et siin sees võivad olla kalad. See prügikäest haiseb aga kohutavalt. See on siiani kõige hullem. Ma ei tea, miks see nii halvasti lõhnab. Ma arvan, et see on nagu riknenud kalatoit. Nii, kast käes, see ei ole väga raske. Teeme veeproovi. Siin sees on tõesti vett. Kas kuulete seda? Okei, see võib tähendada, et siin on kalad sees. Hakkame siis pihta. 3, 2, 1. Issand. Siin on kalad sees, kutid. Ja siin on ka palju kotte. Me peame kiiresti tegutsema. Alustame neist. Vaadake seda. Vaadake, kutid, meil on 2 väikest klounkala beebit. Esimesed mereveekalad selles videos ja nad on ikka veel elus. See on väga hea märk. Need tegelased on nii armsad. Ma pole kunagi näinud nii väikseid klounkalu, aga see on äge. Paneme nad ämbrisse. Siin on aga veel palju rohkem kalu, nii et peame kiiresti tegutsema. Vaatame, mis meil siin veel on. Vaata seda. Selles kotis on väike krevett. Kirjuta kommentaaridesse, kui tead, mis liiki see on, aga ta on ilus. Tundub, et selles kastis on veel paar kotti. See on nii hullumeelne leida merevee elukaid prügikastist. Sul pole tõesti aimugi, mida sa võid leida. Issand, vaadake seda kalade kõik. See on nii ilus. Ta on nagu lilla ja kollane, aga ta ei näe hea välja. Ta ahmib praegu õhku. Ei. Ja kui sa lähemalt vaatad, siis tal on tegelikult valge täpitõbi. Näed neid väikseid valgeid täppe? See ei ole heade kõik, see on päris parasiit. See peabki olema põhjus, miks nad ta ära viskasid. Ja see paneb mind arvama, et ka teistel kaladel on ilmselt tiik. See ei ole hea. Okei te kõik, viimane kott on siin ja mul pole aimugi, mis see on. Issand, kas see on mingi ogakala või? Ei, vaadake seda, tal on ka iik. Mul pole aimugi, mis kala see on, aga ta näeb tõesti lahe välja. Kui teie teate, siis kommenteerige allpool. Aga ärge muretsege, kuigi neil kaladel on parasiidid, annan ma neile ravimit ja loodetavasti saavad nad täielikult terveks. Aga hea uudis on see, et me saime ta prügikastist välja. See on esimene samm. Pärast natuke rohkem kaevamist sattusin ma teise kasti peale, mis oli täis veelgi pöörasemaid mereloomi. Siin on veel kalu. Mis see küll on? Ma arvan, et siin on angerjas. See on hullumeelne. Mul pole aimugi, mis tüüpi angerjas see on. Ma arvan, et see võib olla müra angerjas. Tundub, et sellel pole siiski iktiat, nii et ma ei pane teda samasse ämbrisse teiste kaladega. Nii ei nakata me teda ega tee teda haigeks. Aga see on nii lahe. Meil on prügikastis angerjas. Mis see küll on? Ei, ma arvan, et see on merisiilik. Mul pole aimugi, kas see on elus, aga need on väga mürgised. Ja kui sa saad sellelt nõelata, siis see ei ole hea. Nii et ma olen siin natuke ettevaatlikum ja ma ei hakka seda katsuma. Aga tead mis? Ma arvan, et pean seda tegema, sest ma ei tea, kas see on elus. Issand. Ai. Okei, jah, see tegi haiget. Kas ta liigub? Ma ei usu, et ta on elus, kutid. Oota. Kui sa vaatad väga lähedalt, siis tema väikesed ogad seal liiguvad. Ta on elus. Okei, paneme ta veeämbrisse, see on hullumeelne. Me leidsime merisiili. Kuulge, meil on selles kastis veel üks kott ja ma tean, mis see on. See on nii lahe, kutid. Me leidsime merritähe, aga see ei näe välja nagu tavaline merritäht. Ma pole kunagi sellist näinud. Ta on kindlasti elus. Ta liigub. See on hea märk. See näeb nii veider välja. Ta on väga elav. Vaadake seda. Ma pole kunagi näinud, et meritäht nii kiiresti liigub. Ta näeb natuke välja nagu 8 jalg. Pärast seda otsisin ma prügikastis veel edasi, aga rohkem kalu ma ei leidnud, mis tähendab, et me päästsime nad kõik. Aga nagu ma selle video alguses ütlesin, uurime ka Rooma ajapoe ja Aasia toidupoe prügikaste. Lähme nüüd järgmise juurde, et vaadata, mida me leiame.
see järgmine prügikast asub Roomajapoe taga ja see on ääreni prügi täis. See teeb loomade leidmise palju raskemaks. Aga pärast pikka otsimist juhtus see. See siin on loomakast ja ma kuulen, et seal sees miski liigub. Avame selle ja vaatame, mis seal sees on. Oh, ma olen närvis. Vau, vaadake seda. Ei ole võimalik. Seal sees on sisalik, teate. Ma ei suuda seda uskuda. Me tegelikult leidsime midagi sellest prügikastist ja ta on veel elus, teate. Ma arvan, et seda nimetatakse leopardgekoks. Tegelikult olid mul nooremana mõned neist lemmikloomadena ja nad on tõesti lahedad loomad. Ma ei saa aru, miks keegi nad ära viskaks. Kõige tähtsam on see, et me saime ta kätte ja päästsime ta. Aga tead, mida see tähendab? See tähendab, et siin sees võib veel olla neid. Nii et me jätkame uurimist ja vaatame, mida veel leiame. Oh, issand, ma arvan, et ma just nägin veel üht rotti. See on nii rõve, teate. Aga ma pean siiski jätkama. Ma teen seda loomade pärast. Kus ta on? Oota, vaata seda. See ei ole rott, aga ma näen siin all veel üht konteinerit. Oh, ja seal sees on midagi. Siin on väike konn, teate. Vaadake, kui armas ta on. See on hullu meelde, teate. See on väike Pac-Mani konn. Oh, vaadake teda. Ta väriseb. Ta on nii hirmul. Kõik on korras, sõber. Me saime su kätte. Nii, meil on juba üks sisalik ja üks konn. Ja me alles alustasime. Paneme selle tüübi tagasi tema konteinerisse. Hiljem videos annan ma kõigile neile loomadele palju paremad kodud. Aga praegu peame edasi minema, et näha, kas on veel midagi. Pärast lugematute kastide läbivaatamist avasin veel ühe ja leidsin seni kõige hirmutavama looma. Oh, ma näen midagi. Mis see on? Oh, vaata. Oh, ei. See on suur ämblik. Oh, see on vastik. Ma ei tea, kas see on midagi, mille loomapood ära viskas või ronis ta ise sinna sisse. Kast polnud täiesti kinni, nii et mul pole aimugi. Ma ei tea, kas tarantlid on Floridas looduslikud. Kui sina tead, siis kirjuta kommentaaridesse, aga igal juhul oli ta prügikastis. Nii et ma arvan, et me päästame ta, isegi kui ta on vastik. Okei. Nüüd peame olema eriti ettevaatlikud, sest seal pole mitte ainult rotid, vaid ka ämblikud. Lähme siis tagasi sisse ja vaatame, mida veel leiame. Pärast seda hakkasid asjad edenema ja ma leidsin loomi igalt poolt. Siin on veel üks anum ja seal sees on midagi. Ma arvan, et see on krabi. Jah, see on kindlasti krabi. Vau, vaata, kui ilus ta on. Ta on nagu lilla ja oranž. Ma arvan, et see on Halloweeni krabi. Oleme neid varem palju kordi püüdnud, aga see on kindlasti esimene, mille me prügikastist leidsime. Okei, paneme su tagasi anumasse, enne kui sa mind näpistad. See oli hullumeelne. Vaadake seda, kutid. Siin on kott, mis on vett täis. Seal sees on midagi. See näeb välja nagu kilpkonn. Ei ole võimalik, kutid. Vaadake seda. See on väike beebi pehme kilpkonn. Issand, ta on nii armas. Ja ta haiseb ka. See lõhnab tõesti halvasti. Sõltumata sellest, kui halvasti ta lõhnab, on ta siiski elus. Ja see ongi kõige tähtsam. Need tüübid on üliägedad ja nad kasvavad väga suureks. Aga praegu paneme nad anumasse ja jätkame prügikasti uurimist. Vaadake seda, kutid. Siin all on veel üks kast. See on küll lahti. Võib-olla pole seal midagi sees. Ainus viis teada saada on see avada. Oh, mis see veel on? See on madu, kutid. Aga see ei liigu. Ma ei usu, et ta on elus. Mulle ei meeldi maod. Oota korraks. Ma arvan, et ma tean, mis see on. See on jalutusisalik, mitte madu. Erinevalt teistest sisalikest pole neid jalgasid, mis teebki nad madu moodi ja nagu näha, ta liigub siin, nii et ta on elus. On selge, et siia prügikasti oli jäetud palju loomi surema, kuid siin võib veelgi olla, seega peame kiirustama. Oh ei, meil on veel üks anum, kutid. See on täiesti hullumeelne. Ma arvan, et need on veel beebikilpkonnad. Vau, aga mul pole aimugi, mis liiki nad on. Oh ei, kas nad on üldse elus? Teate, kilpkonnad ei liigu niikuinii eriti palju, nii et ma ei teagi, kas need on elus. Ma arvan, et ma lihtsalt istun siin ja hoian neid, et näha, kas nad hakkavad liikuma. Nii saame teada, kas nad on elus või mitte. Ootasin paar minutit, aga kuna liikumismärke polnud, hakkasin lootust kaotama. Aga lõpuks nad hakkasid aeglaselt liikuma, mis tõestas, et nad on elus. See on sõna otseses mõttes ime, teate. Mul pole aimugi, kui kaua nad prügikastis olid, aga kõige tähtsam on see, et me päästsime nad. Nii et paneme oma väikesed salapärased kilpkonnal anumasse ja jätkame teekonda. Ma läksin prügikastis aina sügavamale ja suutsin leida veel ühe leopardgecko, aga siis sattusin kõige pöörasema loomani siiani. See on tõesti imelik, teate, see kast on üliraske. Ma olen närvis, ma tegelikult ei taha seda avada. Aga me peame nägema, mis seal sees on. 3, 2, 1... Okei, jah, see on madu. Seekord on see ka päris madu ja see on suur. Kuigi ma ei armasta madusid, peame me nad päästma. See näeb välja nagu kuningpüüton ja minu teada on nad sõbralikud. Ma proovin ta üles tõsta ja loodan, et ta ei hammusta mind. Oh, issand, ta on külm. See on nii kurb, kutid.
kui te ei teadnud, siis kuigi me oleme Floridas, on väljas väga külm, nii et see teeb veelgi suuremaks imeks selle, et need loomad on elus. See on nii äge, kutid! Me saime prügikastist kätte kuningpüütoni ja ta ei näe isegi halb välja. Ta ei ole kõhn ega midagi, tal ei ole soomuseid puudu, nii et mul pole aimugi, miks nad ta ära viskasid. Ma olen tõsiselt šokeeritud kõigist neist loomadest, kelle me sellest prügikastist leidsime, aga kõige tähtsam on see, et me päästsime nad kõik ja anname neile hiljem videos palju paremad kodud. Aga nüüd läheme selle video viimase prügikasti juurde ja ma jätsin selle viimaseks, sest pole aimugi, mida me sealt leiame. See prügikast asub Aasia toidupoe taga, kus müüakse elusaid loomi nagu konnad, angerjad, homaarid ja palju muud. Hakkame siis uurima, mida kõike me leida võime. Alustasin otsingut ja pärast natuke prügi läbikaevamist leidsin oma esimese looma. Oh, mis see on? Kuulge, siin on üks kott ja see on vett täis. Oh, seal sees miski liigub. Mis see on? Oh, ma arvan, et need on krevetid, kutid. See on hullumeelne. Me leidsime just terve koti täis krevette ja nad on meil elus. Need on ka tohutult suured, ma pole kunagi nii suuri krevette näinud. See on nii lahe, tundub, et siin on 4 tükki korraga. Ma hakkasin juba arvama, et me ei leia midagi, aga see tõestab, et selles prügikastis on loomi. Nii et paneme need tüübid ämbrisse ja jätkame otsimist. Ma jätkasin prügist otsimist, kui äkki leidsin midagi hullumeelset. Kuulge, ma kuulen, et selles kastis liigub midagi ringi. See on natuke hirmutav, sest eelmine kord oli selleks rott. Aga kes teab, see võib olla loom, kes vajab meie abi, nii et me avame selle koti ja ma lihtsalt loodan, et see pole midagi hirmutavat. Ma ei näe midagi. Oota, vaata seda. Issand jumal, seal sees on konn. Vaadake, kui armas see on, kutid. See seal on suur härkon. Issand jumal, see on hiiglaslik. Vaadake, kui paks ta on. See on ilmselt kõige suurem härkon, mida ma kunagi näinud olen. Nüüd, nende Aasia toiduturgude puhul on asi selles, et neid loomi ei müüda lemmikloomadena, vaid neid müüakse selleks, et inimesed neid sööksid. Nii et see tüüp ei pääsenud mitte ainult ärasöömise eest, vaid jäi ellu ka prügikasti viskamisest. See on tõeliselt õnnelik konn. Ma panin ta konteinerisse ja pärast seda hakkasid asjad edenema ning ma leidsin loomi igalt poolt. Vau, vaadake seda! Oh issand, me just leidsime koti krabidega, kutid. Kas te olete elus? Oh, ta näpistab kotti. Lase lahti, lase lahti. See on hullumeelne. Ma arvan, et see on sinikraab ja meil on neid selles kotis 2. Vaata, kui suured on tema sõrad. Sa ei taha, et see tüüp siin näpistaks. Ma olen kuulnud, et need tüübid pidid tegelikult väga head maitsema. Ei, ma teen nalja. Ma ei kavatse neid süüa. Ma tegelikult kavatsen nendele tüüpidele soolaveetigi teha. Nad on lihtsalt nii ägedad ja neid lemmikloomadena pidada saab väga lõbus olema. Issand, see prügikast on nii rõve, kutid. Siin sees haiseb kohutavalt. Kui sa ei teadnud, siis Aasia toidupoed on tuntud väga huvitavate toitude poolest. Ja praegu rooman ma siin ringi, nii et see pole just lõbus, aga ma teen kõik, et neid loomi päästa. Nii et liigume edasi. Oh, mis pagan see veel on? Kuulge, kutid, ma arvan, et me saime just kotitäie angerjaid siit. Oh, see on nii rõve, vaadake, kui must see vesi veel on. Kes teab, kui kaua nad siin olnud on? Ainus, mida ma tean, on see, et me peame nad kohe välja saama. Ma arvan, et need on Aasia sooangerjad ja ilmselt inimesed söövad neid. Mulle ei meeldi neid isegi käes hoida, nii et ma kindlasti ei hakka seda tegema. Aga vaadake, kui rõve ja limane see on. Oh issand, see on sõna otseses mõttes koletiskutid. Me saime kokku 2 tükki, neid on väga raske käes hoida, nad on väga limased, nii et ma panen nad lihtsalt siia ämbrisse. Nii, nüüd olete päästetud. Oh issand, mu käed on nii rõvedad. Ma jätkasin prügikastis otsimist ja pärast mõnda aega midagi leidmata juhtus see. Ei ole võimalik, vaadake seda. Ma arvan, et me leidsime veel konni, kutid. Vaadake seda, meil on selles kotis veel 2 härkonna. Need on tohutud, see on hullumeelne. Rahunege, kutid, rahunege, me saame teid sealt välja. Me ehitame endale praegu härkonnade armee. Kokku on neid 3. Need tüübid on tõesti hiiglaslikud. Mul on neist nii kahju, aga hiljem selles videos anname neile palju paremad kodud. Ma hakkan kõik need härkonnad oma uude taga ja tiiki panema ja nad elavad seal oma ülejäänud elu. Ma panin nad ämbrisse koos teise konnaga ja pärast seda ma rohkem loomi ei leidnud. Aga siis leidsin ma kasti, kus olid seni kõige pöörasemad loomad. Vaata seda, selles kotis on 2 hiiglaslikku homaari. See on siiani kõige pöörasem asi, mille me leidnud oleme. Need tüübid on ka tohutud. Vaata nende sõrgade suurust. Kokku on meil neid 2. Ma ei tea, kas nad on elus, nii et me peame nad nendest kottidest välja võtma. Üks läks. Ja teine ka. Oh, vaata seda. Nad liigutavad natuke oma jalgu. See on nii hullumeelne. Oh, issand, nad näevad välja nagu tulnukad. Nende sõrgade ümber on kummipaelad, et nad inimesi ei näpistaks. Me võtame need neilt ära. See näitab tõesti, et nendest prügikastidest võib leida absoluutselt kõike.
Ja ma olen lihtsalt tänulik, et me päästsime kõik need loomad, kelle me selles videos päästsime, alates kaladest kuni madude ja isegi homaarideni. Nüüd on minu eesmärk anda neile kõigile parem elu. Ma hakkan neid lisama oma tiikidesse ja akvaariumitesse ning isegi oma täiesti uude loomatuppa. No oli alles hullumeelne videorahvas, aitäh vaatamast ja aitäh Fishing Clashile sponsorluse eest. Kindlasti laadige see alla ja ärge unustage tellida, et te järgmisi videoid maha ei magaks. Näeme järgmises videos, olge tublid!